Me peame kindlasti ka edaspidi jätkama tasakaalus eelarvega, ehkki lähematel aastatel saab see olema väga raske ja ülimalt suure tõenäosusega sel ja järgmisel aastal me selle ülesandega hakkama ei saa. Me oleme olnud oma eelarvepoliitikat ajades aastaid juba väga konservatiivsed. Viimase 6 aasta jooksul on eelarveaastad Eestis lõpetatud ülejäägiga. Varasemal perioodil on tehtud küll tasakaalus eelarveid, kuid aastad on lõpetatud defitsiidiga ja kõige suurem defitsiit protsentides mõõdetuna oli 1999. aastal, defitsiit oli 3,75%. Möödunud aastal kõnelesid kõik juba sügavast kriisist, kus Eesti majandus pidi asuma, kuid nagu me siit tulpdiagrammilt näeme, möödunud aasta lõppes kroonides mõõdetuna kõige suurema eelarve ülejäägiga. Möödunud aastal oli ülejääk 6,5 miljardit krooni. Eesti tugevus on kindlasti ka selles, et me oleme hoidnud valitsussektori võlakoormuse väga madalal tasemel. Viimaste aastate jooksul oleme me niigi madalat võlakoormust veelgi vähendanud, me oleme kasutanud häid aastaid selleks, et valitsussektori võlakoormust veelgi vähendada. Ja siit sellelt tulpdiagrammilt on Eestit kaunis raske üles leida, nii pisikene on see tulp seal. Eesti on valitsussektori võlakoormuselt Euroopa Liidu kõige väiksema võlakoormusega riik, võlakoormus on vaid 3,5% sisemajanduse kogutoodangust. Kuid siin selles tulpdiagrammis ja meie üliheas positsioonis ja selles eelmises pildis, mis näitas seda, et me oleme suutnud reservid koguda Eestile, seisnevad ka kõige suuremad ohud meie majandusele lähematel aastatel. Kui me loeme mõnede poliitikute kirjutusi, kuulame nende teleesinemisi, siis see, mida sealt kuuldub, on hirmutav. Räägitakse sellest, kuidas me peame rasketel aegadel oma inimesi aitama, võttes kasutusele kiiresti reservid. Kuidas me peame aitama oma Eesti sinimustvalgeid ettevõtjaid. Vajadusel isegi, kui reservidest ei jätku, siis laenates selleks raha. Ka täna üks eelkõneleja näitas Maastrichti kriteeriumi, mis kõneleb sellest, et defitsiit valitsussektori võlakoormus võib ulatuda koguni 60% sisemajanduse kogutoodangust. No mõelge nüüd, kui see sisemajanduse kogutoodang on 280 või 300 miljardit Eesti krooni, no võtame 300, hea rehkendada, 180 miljardit krooni laiali puristada, abi anda, kaitsta omasid. Sellega annab ikka pikka aega pidu pidada ja siis ei saa jutt olema enam sellest, et anname kas 500 krooni aastas või 1000 krooni aastas, vaid selle rahaga, kui keegi vastutustundetu pääseb selle raha juurde, võib seda raha hoopis ohtramalt laiali jagada ja inimesi õnnelikuks teha. Aga see õnn saab olema üürike. Seega me peame jätkama tasakaalus eelarvega. Eelarve koostamine järgmisel aastal saab olema märksa raskem kui sel aastal. Eelarve koostamise reeglistik peab muutuma paindlikumaks. Praegu väga paljud tulukroonid teavad juba enne riigikassasse saabumist, kuhu neid kulutama hakatakse ja nii valitsusele kui ka Riigikogule on jäetud vaid passiivse pealtvaataja roll. Meie sotsiaaltoetuste süsteem on praegu minu hinnangul lausaline, liialt lausaline. Kui inimene sünnib, siis ta hakkab saama juba õige pea 300 krooni kuus, kõigile võrdselt, sõltumata sellest, missugune on vajadus toetuse järele. Kui teil ükskord hambad
hakkavad ravi vajama, siis kõik saavad võrdselt ikka veel 300 krooni aastas hammaste ravimiseks, sõltumata sellest, kas inimesel on sissetulek ja kas tal üldse hambaid on, või saab ta miljoneid ja miljardeid aasta jooksul teenitud. Ja kui me ükskord ära sureme, siis me teame, et ka siin on riik kõigi meie eest võrdselt hoolitsemas, pärijad saavad matmiseks kõik võrdselt 3000 krooni, sõltumata sellest, kas pärijatel on pärida ainult võlgu või pärivad nad miljardeid. Minu meelest see ei ole eriti efektiivne maksumaksja raha kasutamine. Me peaksime oma sotsiaaltoetuste süsteemi muutma enam vajadusepõhiseks ja loobuma lausalistest toetamistest. Ettevõtluskeskkonda hakkavad lähematel aastatel määrama kindlasti probleemid laenudega. Laenu saamine läheb raskeks. Suhteliselt raskeks. Me oleme harjunud sellega, et mõnedel aastatel on laenumaht kasvanud Eestis 50 või isegi 52% aastas. Veebruarist veebruarini, selle aasta veebruarini siis, kasvas eraisikute ja äriühingute laenumaht Eestis 60 miljardit krooni. 5 miljardit krooni iga kuu tuli juurde uusi laene. Praeguseks on see meeletu kasv kokku kuivanud, kuid kasv, selles ulatuses, mille kohta meil statistikat on endiselt olemas vaid miljard krooni kuus ehk 10% aastas. Selle suhteliselt kurva tõdemusega ilmselt peame me järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal ja minu meelest nii 10 aastaid edasi leppima, et 50% aastas ei hakka laenumaht Eestis enam mitte kunagi kasvama. Kui see kasv jääb 10% aastas, siis seegi on meeletult suur laenumahu kasv. Seega kõik ettevõtjad peaksid sellega arvestama, et oma ettevõtete majandamiseks, alustamiseks peaksid nad otsima vahendeid ka muudest ressurssidest, mitte lootma ainult laenudele. Tööjõu maksustamist tuleb edaspidigi vähendada. Ma ei ole absoluutselt nõus nendega, kes ütlevad, et aitab küll, Eestis on maksud juba liiga madalad, alandasime tulumaksu 26%-lt 21%-le, nüüd on küllalt, enam edasi minna ei saa. Mul on piinlik, ma ei ole rahul sellega, et me ei suutnud juba seadustatud tulumaksureformi ka järgmisel aastal jätkata, mille järgi oleks tulumaksumäär Eestis vähenenud ka järgmisel aastal 1% võrra.